Uue kodu otsimisel on inimestel väga palju erinevaid põhimõtteid, kuid üks kõige huvitavamaid, mida ma olen kuulnud, see on see, et tahetakse endale saada kodu, mis oleks linna keskel, mere ääres ja metsa sees. No tundub nagu võimatu, aga Kakumäe kandis üks selline on. On need majad valmis? Jah, need majad on valmis ja me ootame maja avamisele kõiki huvilisi juba sel pühapäeval kella 12 ja 3 vahel. Hästi palju puitu on kasutatud, see teeb ilmselt need majad ka mõnusamaks. Kuna siin on loodus on ümberringi, palju metsa, rohelust ja lähedal on ka meri, siis on loodud sellised majad, mis sobivad siia keskkonda. Kui kaugele siit meri jääb? No tegelikult majad jäävad 2 mere vahele. On Superrand ja siis teine pool, kuhu tuleb siis kunagi nüüd ka Jahisadam. Et Superrand on siin paarisaja meetri kaugusel. Kui kaua see sõit kesklinnast siia aega võtab? See võtab umbes 15–20 minutit. Siin juures on Rocca al Mare kaubanduskeskus, Rocca al Mare kool jääb siia lähedale, Vabaõhumuuseum, loomaaed, kõik eluks vajalik on lähedal. 4 maja omaette hoovis, selline turvaline. Majad on ümbritsetud aiaga, mis siis käib kinni tõkkepuuga. Igal korteril on siis võimalus tõkkepuud avada mobiiltelefoni kaudu. Kui suured korterid? Korterid on 2–5 toalised. Kokku on 30 korterit ja igas majas 6. Kui palju veel korterit saadaval on? Hetkel on meil vaba 18 korterit. Kuidas sulle nii isiklikult see elukeskkond ja need majad tunduvad? Minule väga siin meeldib. Siin on majade vahel ruumi, päikest, rahulikku olemist, toad ja korterid on mugavad minu enda jaoks. Mulle meeldib need suured rõduterassid, kuhu paistab päike sisse. Parkimiskohad ei ole olemas? Parkimiskohad on olemas majal. Siin majades on olemas ka panipaigad. Te näitate praktiliselt kõiki kortereid? Me näitame kõiki vabu saadaval kortereid, nendest on veel 4 tükki siis näidiskorterid, mis on kenasti sisustatud. Kui need näidiskorterid hiljem müüki lähevad, siis kõik on kauba sees? Just, kõik on kauba sees. Kuidas see avamispäev korraldatud on või mis selleks puhuks korraldatud on, et mingid üllatused ka? Avamispäeval on meil hinnaüllatused, et kõikidele korteritele on soodushinnad. Sa oled teinud siin selles korteris sisekujunduse juba ära. Kui palju siin mõjutab nende majade puhul see, et siin on hästi palju puitu? Antud korteri puhul samuti, et kuna on väga sügav terrass, suur terrass, mis on korteri akende ees, siis on pidanud kindlasti sellest lähtuma, et toonid oleks heledamad, võib-olla puiduga korteris sees enam nii palju mitte mängima, sest seda on juba ümberringi, kui aknast välja vaadata, piisavalt. See terrass on ka selline mõnus olemise koht, et sa oled sinna praegu pannud isegi kamina, elektrikamin ja diivanid ka. Kui on juba loodud selline võimalus näiteks sügisilma tänasel hetkel nautida sellisel terrassil, siis ma arvan, et seda peaks kasutama täiel määral. Mille ümber sa hakkasid looma kogu selle korteri sisekujundust? Alguse sai sellest samast kaminast, mis on meil rõdule paigutatud ja söögilauast ja nende ümber siis, et need on niimoodi, ma ütleks, natuke lõunamaised, samas miksitud siis ükse Skandinaavia stiilis sisustusega. Oled taas saadaval inimeste jaoks, et natukene nõu anda, kes tahab sisekujundust teha, nii et ÜIT käsi on kõrval või? Kui on ostate ÜIT eest korteri, siis kindlasti aitan omalt poolt. Oled see kliendipäeval ka siin? Olen siin, vastan meeleldi küsimustele. Kokkuvõtteks kuuldud teemale tahaksin omalt poolt lisada, et kujutagem ette järgmisel kevadel, kui muru on tärganud, milline tunne võib lastel olla siin õues mängida ja joosta ümberringi kohisemas mets. Ilmselt nendel on väga mõnus.